Balti riigid võisid olla muu hulgas ka kõne all. Niimoodi hindab Karmo Tüür USA luureagentuuri juhi John Ratcliffe'i vestlust Kremlis Vene kolleegidega, öeldes, et kõige olulisem on USA administratsiooni jaoks lõpetada sõda Iraaniga, mille režiimi Venemaa toetab nii relvade kui luureinfoga. Seda, et Ratcliffe sõidaks Moskvasse üksnes Balti riikide julgeoleku pärast, peab Tüür võimatuks. Ei kohe kindlasti mitte punkt 1 ei ole ei nüüd USA poolt vaadatuna ega ka Moskva poolt vaadatuna. Balti riigid ei ole nähtus omaette, eriti ei ole omaette nähtus Eesti. See on üks osa suurest julgeolekuruumist, mida Venemaa on nüüd otsustanud tõepoolest rünnata väga palju odavamate ja tõhusamate vahenditega. Väljaande Politico ühe allika sõnul oli 4-tunnise kohtumise eesmärk hoiatada eskaleerivate sammude eest Balti riikide vastu, aga teise allika sõnul räägiti Iraanist. CIA direktor on julgeolekuringkondades tuntud pigem Venemaa suhtes ründavam kui sõbralikum. Seega ei tasuks karta, et USA käis Eestit või Balti riike maha müümas. Sama meelt on ka Kreml, vähemalt avalikkuses, kuigi käsi seal suurest heameelest ilmselt hõõrutakse, et Vene karuga taas hirmutatakse. Таких страшилок сейчас очень много публикуется. Разумеется, это не имеет ничего общего с реальностью и ничего общего не имеет с намерениями Российской Федерации. Российская Федерация продолжает специальную военную операцию. NATO ründamisest nad jääksid kindlasti alla, Euroopa Liidu riikide ründamisest nad jääksid kindlasti alla, nii et Eesti ohutase, Balti riikide ohutase ei ole muutunud. TV3 uudised küsisid kommentaari ka Eesti välisluureametilt, mis kinnitas, et Venemaal puudub kavatsus Eestit või mõnd teist NATO liikmesriiki sõjaliselt rünnata. Meediaspekulatsioone või teiste riikide diplomaatilisi tegevusi me kommenteerida ei saa. Tõesti ei ole ohupilt Eestis muutunud ja see, millest räägitakse ka siin erinevates lekitatud Ameerika ohuhinnangutes, ei ole ju ainult konventsionaalne sõjavõimalused, vaid seal on räägitud ka küberrünnakutest, on räägitud erinevate hübriidrünnakute eskalatsioonist. Kõik see, mis jääb Saksamaast ida poole, Saksamaa ja Venemaa vahele, on praegu järjest süveneva ründe all. Kõige lähedasem ja meile niimoodi omane või meile arusaadav näide oli see, kui üritati süüdata Milremi tootmishoonet. Pluss need droonid Saksamaa lennuväljadel. Pluss need drooni ja raketi tabamused Rumeenias. Täpselt samamoodi on toimunud ladude süütamisi, lõhkeainetehaste plahvatusi. Hübriidrünnak tähendab ka sotsiaalmeedias vaenu õhutamist, aga ka illegaalsete migrantide saatmist Euroopasse. Läti ja Leedu piiril avastavad piirivalvurid tunneleid, mille kaudu on illegaalid siia poole tulnud. Surve kasvab, kuna sõda Ukrainas on Kremli jaoks muutunud üha keerulisemaks. Seega võib oodata, et Vene parlamendi valimiste järel 3 nädala pärast korraldab Kreml uue mobilisatsiooni, et viia rindele uut elavjõudu. On siis Eestis põhjust muretseda võimaliku rünnaku pärast? Muretsemine on kõige mõttetum energia raiskamine. Juhul, kui me näeme, et on olemas oht, siis selle ohu vastu tuleb valmistada. Kui me näeme, et on olemas drooni oht, siis tuleb tegeleda drooni ohu tõrjumisega. Kui me näeme, et on inforünde, tuleb tegeleda selle tõrjumisega. Muretsemine on üsna tulutu tegevus. Venemaa puhul on see oht alati olemas, aga samas peab ütlema, et meil siin Eestis kui ka NATO liitlastel tervikuna on üsna hea ülevaade, mis Venemaa territooriumil toimub. Et see, et meile tuleks mingisugune üllatusrünnak on väga vähe tõenäoline.